Tere, mina olen Sigrid Abiline, minu kõrval istub Heie-Maria Treier ja tahame tutvustada kunstiajaloo õpikut gümnaasiumile, mis valmis koostöös kirjastusega Maurus. Idee sündis väga kaasaegselt, me Sigridiga rääkisime Facebookis, kirjutasime ja mingil hetkel me mõlemad leidsime, et meil mõlemal on unistus kirjutada kunstiajaloo õpik. Ja edasi tekkis kontakt Maurusega, Mauruse kirjastusega, kus meil siis oli väga hea koostöö meie toimetaja Triin Pukiga ja kujundaja Kristjan Allikuga. Lisaksin seda, et olen Heie-Mariaga nõus, et puudus on hetkel sobivast õppekirjandusest. Olemasolev Jaak Angiraski õpik on juba 15 aastat vana ja õpiku kirjutamise mõtet, nagu selgus, olime mõlemad Heiega juba mõnda aega endas kandnud ja nüüd oli hea võimalus see mõte realiseerida. Ning muidugi konkreetne vajadus õpiku järele, et me mõlemad õpetame nagu erinevates koolides ja ühesõnaga kuidas panna ka oma senised kogemused nüüd raamatusse. On mitmeid uusi asjaolusid, mida tahtsime oma õpikus rõhutada. Üks on see, et ta oleks kirjutatud sellises soojas inimlikus stiilis, et ta ei oleks kuiv teaduslik tekst. Ja mina õpetajana olen pidanud alati ka tähtsaks, et kunsti ajalugu õpetades õpilased tekiks ka mingi emotsioon. Ja minu meelest on oluline pöörata tähelepanu ka konkreetsetele töödele ja maalidele, nendest pikemalt rääkida, avada nende taustu, sest eriti vanem kunstiajalugu tänapäeva õpilase jaoks on sageli raskesti mõistetav. Ja siis on õpikus, nagu ikka kunstiajaloos me ei mõtle välja uusi sajandeid või maid või kunstnikke või teoseid, aga küll on selles õpikus paar uut teooria peatükki. Ja ma arvan, et see on nagu väljakutse, et kuidas kirjutada teooriast niimoodi, et see oleks arusaadav siis sellisele nooremale õppijale. Samuti kui kunstiajaloo õppes on taksonoomia teamõtle loo, siis õpikus on kordamisküsimuste kõrval igas peatüki lõpus mõtle rubriik ja see on siis selline nuputamise, arutlemise, avastamise, leiutamise koht, mis võiks olla inspireeriv ja nagu aktiveerida õpilasi. Et meie praegust hariduselu minu meelest lausa traumeerib tohutu uuenduspüüd ja pidevalt õpetajatele sisendatakse, et me teeme kõike, oleme aegunud, ei lähe uuendustega kaasa, aga minul on tekkinud selline mõte, et tegelikult just nimelt peaks rõhutama traditsioone ja vanadest väärtustest kinni hoidma. Et on oht, mulle tundub, et sageli kaasajal õppeprogrammid lihtsustuvad, õppesisu vaesestub, et me nagu kaotame oma juured. Ja selles õpikus minu üheks eesmärgiks oli rõhutada just meie sellist euroopalikku, kristlikku, kultuurilist identiteeti. See tähendab, et kirjutada antiikajast ja ka kristlusest. Ja vanema kunsti puhul on eriti oluline katoliiklik taust. Ja kui meil räägitakse palju globaliseerumisest ja üleilmastumisest ja piirid on lahti ja mine kuhu tahad, siis ka minu üliõpilased Tallinna Ülikoolis on palunud, et paluks nagu rohkem rõhku Eesti kunstiajaloole. Et see on nagu see, mis järsku võib-olla uut põlvkonda ka huvitab ja tekiks nagu selline side omaenda maa minevikuga. Ja näha, millised on põhjused, miks asjad on nii, nagu nad on.
olen Eye-Mariaga väga nõus, mis puudutab just Eesti kunsti, sest minu kogemus ütleb, et õpilased võivad osata tuua näiteid Pariisist, Londonist ja Roomast, aga Tallinna vanalinna keskaegseid kirikuid nad ei tunne. Ja sellepärast püüdsime õpikus iga teema juures ka Eestist kirjutada. Ja samal ajal näidates, et Eesti ei ole saar, Eesti ei ole mingi irdunud kõigest muust eraldi olev mingi omaette nähtus, vaid seal on täiesti orgaanilised, loogilised seosed kõige sellega, mis toimub mujal maailmas. Loodame, et õpik pakub õppimis- ja õpetamisrõõmu õpilastele ja õpetajatele. Ja samuti see õpik ju lõpeb 19. sajandi keskel, nii et sealt on edasi veel aega, mis ei ole veel õpikuks kirjutatud ja vaat see on nüüd järgmine unistus, et tuleks ka teine köide. Ja sama kuidagi harmooniliselt kirjutatuna ja avaldatuna trükituna.